siit üleskutse teile. Kelle hääl on sinu peas? Sinu peas on, kes sind kritiseerib. Jaa, kui see on väga hea üleskutse ja kirjutage kommentaaridesse meile. Kelle hääl see on? Kas see on sinu hääl? Kas see on sinu ema-isa hääl? On see su vanaema, vanaisa hääl? On see üldse täiesti võõras hääl? Jaa. Hello, welcome! Mina olen Helis. Ja mina olen Piret. Ja meie oleme Your Spiritual Momis podcast. Nii, ennem kui me suundume siis tänase teema juurde, likeige ja subscribeige meid ka YouTube'ist, igasugune toetus on alati oodatud. Kuulake meid ka Spotify'st ja kommenteerige. Followge meid ka Instagramis ja TikTokis. Sinna lisame me alati uut informatsiooni, uute episoodide kohta, veid siseinfi, kõike seda. Kindlasti nädala hinges sõnumid. Ja et lugege neid, vaadake, kas need räägivad teiega, kas see räägib selle päeva teiega. Disclaimer, Your Spiritual Momis podcastis jagame me teemasid, mis põhinevad meie isiklikel arusaamadel, tõekspidamistel, uskumustel, kogemustel, läbielamistel. Saates kõlab ei ole professionaalne nõustamine, teaduslik fakt, universaalne tõdevaid meie subjektiivne maailmapilt. Iga kuulaja vastutab ise selle eest, kuidas ta jagatud infot tõlgendab ja kasutab. Kui jutu tuleb tervisest, vaimsusest, suhetest või muudest tundlikest teemadest, soovitame vajadusel konsulteerida vastava ala spetsialistiga. Teemaks on meil siis aura ja energia. Mis need on? Mis vahe on aural, energial ja tšakratel? Ja need on need küsimused. Nii, let's deep dive into that. Nagu alati. Meie väiksed spikrid, sest et jätkuvalt me lihtsalt oleme muidu sidetracked. Liiga palju. Energia. Mis see tegelikult on? Energia on kogemus. Energia ei ole ainult midagi nähtamatut. See on, kuidas sa end tunned, kuidas sa ruumi täidad, kuidas teised sinu läheduses end tunnevad. Väsinud inimene, ruum muutub raskeks. Rahulik inimene, ruum muutub pehmemaks. Ärev inimene, tekib pinge ka teistes. Energia on seisund pluss info. Ja nüüd ongi see, et mõelge, kui te ka näiteks, kui sa lähed tööle ja kui on vaata need puhkeruumid, need tagaruumid, kus sa nagu lähed, on ju, sa tunned kohe ära, kuidas inimesed käituvad. Sa tunned, et seal on hästi siuke raske õhk või kui sa nagu lähed, inimesed jäävad kuidagi vaikseks, sa kohe ära, et okei, midagi räägid. Sa tunned ära, samamoodi on see särin õhus. Midagi räägiti sinust taga võib-olla. Täpselt. Et see nagu ongi see energia, et see tegelikult mõjutab megalt ja meeletult. Et oleneb ka sellest, kui tundlik sa oled, et osad inimesed on nagu tundlikumad kui teised, aga sa tajud selle kohe ära. Isegi kui sa lähed kuskile peole näiteks. Või ala sa lähed, ma ei tea, oma sõbranna või ma ei tea, vanemate juurde midagi, sa tajud kohe ära. Sa tajud ära kohe selle, midagi nagu on. Et mingi pinge on kuskil üleval. Et selle tunneb täielikult ära kohe, et kui sa ruumi sisened. Ja samamoodi, kui vaata, keegi on pinges, et nagu ka tajud selle ära, teeb isegi midagi ütlema. Saad kohe aru. Ja sul endal hakkab ebamugavad. Sul endal on nagu mingi... Mis ma nagu teen või what is happening? Nii, energia ja tähelepanu. Kuldreegel. Kuhu läheb tähelepanu? Sinna läheb energia. Muretsemine, energia hajub. Kohalolu, energia koondub. Alla surumine, energia blokeerub. See on see sama, mida me juba tšakrates ka rääkisime. Näiteks see kõri tšakra, et ongi sul tekivad blokeeringud, sul tekivad kõriga probleemid, on ju. Köha, kõik selline paistetus, kohe saad nagu aru. Kurguvalu, süke, hästi ebamugav tunne nagu kõris. Ja tegelikult on sama ju selle südame tšakraga ka, et see raske tunne vaata ja päikesepõlmikuga. Päikesepõlmik, need on nagu 3 asja, mis alati annavad kohe märku. Need annavad kohe et selle seksuaaltšakraga nagu vahepeal ei saa võib-olla arugi.
et see on ka näiteks takso sõitmisega. Kui sa lähed taksosse, sa tajud ka kohe ära. Jaa, on küll. Ja, see on kõige nagu ilusam näide üldse taksosõit, et ongi, see on võõras inimene, sa istud sinna, sa isegi ei pea midagi rääkima, sul on juba mingi natuke imelik. Et ma väga nagu ei taha isegi rääkida selle inimesega. Ja no me ei hakka üldse kohtingutest rääkima tegelikult. No jah, tegelikult sa tajud kas või siis alateadlikult juba ära, et kui sa lähed kohtingule, et näiteks kas või, et kui netis suhtlesid, oli täiesti okei, aga see, kui koha peal nagu näost näkku kohtute, et muidugi see pinge on, et nagu see excitement natukene ja see kõik see siukene ärevus ja need asjad, aga ikkagi sa tunned ära, et that's nagu et internetis võib olla kõik ilus või nagu, kui te nagu kirjutate, et kõik võib olla nagu väga ilus ja väga tore, sest et inimesed võivad valetada selle taga väga palju, aga näost näkku on veits nagu raskem seda teha ikkagi, et eriti veel see, et kui sa ise oled siuke, kes nagu näeb läbi nendest asjadest, et siis on veits keerulisem ja sa tunned kohe ära, et see energia is not for me nagu. Ma nimetan seda selleks vibe'iks, vaata. Jaa, vibe, ja see ei kliki lihtsalt. Et lihtsalt seal ei ole nagu seda ei teki, vaata. Või et samamoodi sa netis suhtled, inimene on jumala elav, vaba, täielik ekstrovert, sa oled nagu mingi vau, ja siis saad kokku ja siis näost näkku on see, et üldse ei räägi sinuga. Ja siis sa oled ainuke, kes nagu küsib küsimusi ja räägid ja siis sa oled nagu mingi, et oot, aga ma ju rääkisin sinuga, kõik nagu klappis. Ja siis saad kokku ja siis on nagu või siis seesama, et on ka füüsiline see, et sa nagu ei taha isegi, et oleks sul nagu puutuks sulle vastu. Ja üldse nagu läheduses tegelikult. Et ta nagu puudutaks või me nagu mingi suudlustest üldse ei räägi. Käes kinni hoidmisest. Täiesti kändus. Et isegi juba see kallistamine on nagu siuke veits veider, imelik, tunned hästi ebamugavalt ennast. Et see ongi jah see. Tegelikult ongi see, et energia räägib, kui sa oskad nagu kuulata tegelikult. Ja energia on igal pool meie ümber. Ka, et see tegelikult, kui sa kas või oma kodu uksest välja astud, siis sa tegelikult sa tunned, et kuidagi hästi pingeline on nagu isegi nagu õues olles, et kuidagi hästi palju on seda energiat, igal pool siuke hästi pingeline energia on, siuke närviline energia on. Ilus näide, kui on need ummikute aeg, tipptunni aeg, siis on nagu eriti. Kuigi kõik on oma autodes, aga sa tajud ära selle. Ja see on nii pingeline ja sa lähed ise ka meeletult pingesse ja närvi ja kõike seda. Et see ummikute ajal, jah, see on ehe näide sellest või kui kuskil kohvikus on hästi siuke rush hour, siis on ka tunda, et kõik need, kes seal järjekorras on, inimesed on täiega närvis, teenindajad on juba veits natukene närvis, sest et lihtsalt nagu kuidagi inimesi tuleb ja kuidagi nagu sa tunned seda pinget. Pange tähele, vaadake, et kui te käite kuskil kohtades, et kas või ma ei tea, lähed kinno on ja sa tegelikult sa tunned, mis vibe seal saalis on, et see on crazy, et sa tunned päris palju tegelikult, aga enamus ajas kuidagi brushitakse off seda ikkagi, et ei ole midagi hullu, aga tegelikult no ikka on. Sest et see mõjutab ta täiega mõjutab sind. Osasid mõjutab rohkem, osasid mõjutab vähem, osad ei tee üldse välja sellest, jummala ükskõik. Et see olenebki sellest, et kui tundlik sa tegelikult oled. Et öeldakse empaadid näiteks. Oi need on ju eriti. Empaadid ja samamoodi energiavampiirid. Et sa tunned ära, vaata, et sa oled inimesega koos, sa tunned, et ma on jumala energiline, sa oled jumala positiivne, jumala kerge on olla ja siis sa lähed, saad selle inimesega kokku. Sa tunned, kuidas seda energia sust imetakse välja. Pärast sa lähed ära, sa oled väsinud, sul on nii raske olla ja sa mõtled, et miks küll nii oli? Ei tea küll miks. Need on energiavampiirid ja neid on mega palju, neid on väga palju. Ja neid on igal pool ja need võivad olla ka sinu lähedased inimesed, mida väga paljud inimesed ei taha nagu tunnistada või ei taha nagu, ma ei tea, vaadata seda otsa ja öelda, et minu kaasa näiteks on või mu sõbranna või mu ema või ma ei tea, mu isa, tütar, kes iganes. Tegelikult seal ei ole vahet ja see ei ole nagu
on inimesi, kes saavad ka aru ja nad toituvadki sellest, aga on ka inimesi, kes ei saa aru. Jah, et nad on energiavampiirid ja et ma olen kohanud tähelepanu vaata, kus paned selle. Ma olen kohanud päris palju energiavampiire nagu elu jooksul, et kuidagi sa tunned, sa oled nagu nii kurnatud pärast seda. Siuke tunne, et sa lihtsalt läheks koju magama. Sööd kõhu täis ja lihtsalt lähed magama, sest sa oled nii väsinud. Ja, aga päris tihti on tegelikult see, et nad ise ei tea seda. Et nad on energiavampiirid. Et kuidagi kurb tegelikult. Ja samas on ka see, et kui me võtame nüüd selle edasi natukene nagu, ongi, et aga see läheb ka sinna energiateemasse, on see, et aga mis inimene teeb? Tal võib vaata tekkida küsimus. Okei, ma energiavampiir, mis nüüd? Jah, mis edasi saab? Mis ma nüüd teen? Ja üldse tunnistada. See, me hakkame nagu kõik algab selles, kui sa tunnistad endale. Jah, ja sa ütled selle kõva hääle, jah, ma olen energiavampiir. Ja see edasi on see, kas sa tahad seda muuta, või sa tahad sa olla. Jaa. Et kas sa tahad toituda teist inimeste energiast edasi? Siis ainuke, mida sa saad teha, ongi reaalselt see, et sa õpid endal, kuidas energiat laadida. Jaa. No, mis viib meid tšakratesse, juurtšakra. Meie eelmine osa vaadata. Jaa, et kuidas ise energiat võtta. Jaa, tee. See, kuidas me mõlemal oli see korraga juurtšakra. Jaa, täpselt. Ehk siis elu voolab läbi kõige. Energia on seisund, milles süsteem parasjagu on. Inimese puhul närvisüsteemi toon, hormonaalne tasakaal, tähelepanu suund, emotsionaalne koormus, kehaline pingeseisund. Everything is energy. Kõik meie ümber. Kõik mõjutab. Jaa. Et seal ei ole nagu mingi, et mind ei mõjuta miski. Kui veel tuua siia juurde päikesetormid, magnettormid, kuufaasid, kui veel need siia juurde panna, siis on veel hormonaalne seisund, siis sul on füüsilise keha pingeseisund, siis kõik on sul stress nagu, kõik uni. Pluss veel see, kõik need asjad, mõtle, sul on kõik need asjad kokku, siis tegelikult what the fuck nagu. Jah. Väga palju erinevaid energiaid. Et mina näiteks isiklikult jälgin kuufaase. Ma vaatan ka ikka. Ja nagu seda magnettorme ka tegelikult. Sest minul on alati kuufaasidega on see, et ma ei saa normaalselt magada. Eriti veel, kui see kuufaas on samas protsendis, kus ma sündinud olen. Mis on siis 98,977% ja kahanev kuu. Ja ma näen täiesti mingeid õudukaid, luupainajaid, kõike siukest hästi imelikke unenägusid. Ja näiteks aga tegelikult teistel hetkedel, mingitel kuufaasidel ma magan niimoodi, et ma ei näegi unenägusid. Mul on täiesti nagu blank, mustus. Et see kuufaasidest oleneb väga-väga palju. Ja jälle, kui tundlik sa oled. Osad ei ole üldse ei mõjuta. Ma tean inimesi, kes ütlevadki, et mida sa ajad. Mind üldse ei mõjuta. See minul on nagu see, et ma vaatan, ma ei pea isegi nagu tegelikult vaatama kuufaase, kui ma ei maga hästi. Nagu kui ma üldse ei maga hästi. Ma saan kohe aru, et täiskuu on kas kohe-kohe tulekul või juba on. Ja siis on vaata veel tagantjärele need mõjutused ka, mis ma olen vaata tähele pannud. Et tegelikult ongi see, et see on jälle, see on sinu uskumus, see, mida meie räägime, meie kogemused, nagu meie disclaimer alati ütleb, meie kogemused, meie uskumused, tõekspidamised, läbielamised, et see on see, kuidas meie aru saame ja kuidas meie tõlgendame seda enda. Ja kuidas asjad toimivad või toimuvad meie jaoks. Täpselt. Et kõik see, et ongi, et samamoodi need magnettormid ja täpselt samamoodi, et on tunda. Ma ei saa terve öö magada, kui magnettorm on kuskil seal 4 juures juba. Siis on terve öö magamata. Ja ma olengi, et okei, et miks ma ei maganud. Ja sa vaatad, et tore, magnettorm. Ja siis Pirks ütleb ka, et kuule, maga ei maganud. Sa oled nagu mingi 100% magnettorm nagu. Eriti hull on veel see, kui kuufaas ja magnettorm täpselt satuvad kuskile samasse
perioodi. See on täiesti kohutav. Sa oled väsinud, kõik asjad nagu. Kui keegi ütleb, ma tunnen ruumis pingeid, siis ta kirjeldab oma närvisüsteemi infot, mitte usku. Ja see on see, mis me just ka rääkisime, et sa, kui astud ruumi ja sa tunned, et kõik jäävad vait. Ja siis oled nagu, et kas te rääkisite nagu mind taga või oli mingi teema, millest ma teada ei tohiks saada. Et sul hakkab mõtteid nagu hästi palju peas käima. Et mis toimub? Is there a secret? We have a secret. Või oli just see teema, et lihtsalt keegi puistus oma südant kellegile. Aga no, selles suhtes, kui sa tunned seda pinget ikkagi õhus, siis üldjuhul see ei ole midagi head, millest räägiti. Ja üldse nagu, see on selline, mis ma nüüd ütlen, on selline trikikas. Et seal on jälle, mida me väga hästi palju räägime, me oleme egost rääkinud, ehk siis on ka see, et näiteks kui sina ütled, et ma tunnen nii või mulle tundub nii, et see on minu tunnetus. Ja kui keegi tuleb ja ütleb sulle, sa tunned valesti, siis mina soovitaks ikkagi usaldada enda sisetunnet. Alati usaldada oma sisetunnet. Keegi saa tulla sulle ütlema, et kuule, sa tunned valesti või samamoodi tulla ja pisendada sinu tunnet. Et kui sa tunned päriselt nagu enda seest kuidagi sketši. Kuidagi imelik on. Nagu veider, minul on olnud neid kogemusi, kus Nirgiga reaalselt oli, kus mul tundsin. Ma küsisin ka, ta ütleb mulle, et ei, kõik on fine, kõik on väga hästi. Sa tunned valesti, mõtled valesti. Ja siis, kui ma küsisin ühel hetkel, kui oli juba lõpp, ja ma küsisin, et kuule, et nagu palun ütle mulle nüüd ausalt, et kas kõik need korrad, kui ma olen küsinud nagu otse välja, sõnaliselt välja, et kas midagi on ja sa oled mulle öelnud, et ei ole, siis tegelikult mul on olnud kogu aeg õigus. Ja Nirk hingas sisse, vaatas mulle otsus, et jah. Sul on iga kord olnud õigus. Mis tegelikult on nii crazy. Et sa oled nagu... küsisin ka ta käest, et kuidas võtad sina õiguse ja ma tean, et see puudutab tegelikult väga paljust inimesi, mida ma praegu räägin, see trigerdab väga paljust inimesi ja go for it nagu väga hea, kui trigerdab, hakka tegelema, vaata endale fucking otsa. Aga seal ongi see, et kellelgi ei ole õigus tulla pisendama sind või tekitama sinust tegelikult kahtlusi ja kõhklusi. Ja kui sa ise tunned, et tegelikult sul on õigus ja siis ta ütleb, et sa tunned valesti. Ja kui palju me tegelikult oleme kuulnud, nii naised kui ka mehed, sa tunned valesti, sa mõtled valesti või see, et sa tahad ennast avada, su sees on asjad, mida sa tahad avada, sa tahad rääkida, sa hakkad nagu välja rääkima ja see ongi, see inimene pisendab seda või ütleb, et ära tunne niimoodi, ära hakka pihta. Kallid kesed, kuhu me oleme tänases ühiskonnas jõudnud? Nagu päriselt. Aga see tekitabki ju küsimuse, et kui sa oled nagu koos inimesega, kellega sa ei saa rääkida nagu päriselt nendest asjadest, mis sind vaevab või nagu mis su mureks on või küsida küsimusi, siis miks üldse ollakse koos? Jah. Ja siis samas nagu tekibki vaata see küsimus, et okei, et kui nagu, ma saan aru, et me inimestena tahame, et kõik oleks nii ilus ja tore, aga samas tekib nagu ju tegelikult see konflikt, et kui ma tunnen, et kui üks partner tunneb, et tal on mingid asjad sees, mis häirivad, aga kui ma ei räägi neid välja, lihtsalt sellepärast, et mu partner oleks hea, siis tegelikult on ju see, et sa sööd selle enda sisse, sul ei ole seda väljundit, sa oled ise pinges, kõik need stress, närvipinge, kõik see asi on ju, ja siis ühel hetkel plahvatad lihtsalt. Ja ütled kõik asjad välja. See verbaalne oksa, vaata. Ja sa ütledki kõik need asjad välja. Ja sellest tekib tüli. Ja sellest tekib tüli, mis on ju veel hullem, kui see, et oleks võinud lihtsalt asju läbi rääkida. Või siis ongi see, et kui sa ei suuda sellega hakkama saada, selle partneri, ma ei tea, mingi probleemide või sind ei huvita, mida iganes, siis ütle seda kohe alguses oma partnerile, et kuule.
it's not my thing. No täpselt. Ma ei taha sellega tegeleda. Ma leia endale keegi, kellele sa saad ennast välja rääkida. Jaa, kellele saad ise ennast avada. Kas mingisugune sõber, sõbranna, psühholoog, terapeut, mida iganes, räägi seal, aga samas jälle tekib siis see, et aga miks sa oled nagu koos? Sest et kui me oleme koos, me oleme ikkagi ju tegelikult koos ju sellepärast, et jagada. Et ollegi see highs and lows, aga tänapäeval on väga tihti on tegelikult näha ja kuulda ja aru saada, et tahetakse olla pigem, et on need highs. Ainult highs, et neid lowsid nagu väga ei taheta. Et kohe kui asi nagu veits raskemaks läheb suhtes või et siis kuidagi kiputakse saba jalga vahel minema jooksma. Et selle asemel, et rääkida asju läbi, avada ennast üksteisele, kuule, mul on siuksed traumad, et ma ei tea, et sinuga koos olles, mul on siuksed asjad ülesse tulnud, et kas sa oleksid nõus vaata kuulama või olemas olema, et ma ei taha nagu nõu ega midagi, ma tahan, et sa lihtsalt kuulaksid mind. Aga seda nagu ei tehta. Et pigem ongi see, et kogutaks iseenda sisse neid asju ja siis toimuvad need plahvatused ja on suured tülid. Ja need on need make or break tülid tegelikult. Sest et meil ongi triggerid ka vaata ja meie traumad asjad, et ongi, et su partner ei saa aru, miks sa niimoodi käitud. Ja siis kui sa nagu jagad seda, et miks sa niimoodi käitud, et kust see tuleb, siis on 2 varianti, kas su partner saab aru sellest ja tal on mingi, et okei, et kuidas ma sind aidata saaksin ja nii ja naa, või siis ta ikkagi nagu teeb seda maha. Et ära nuta või ära ole selline või jälle me räägime sellele samal teemal, on ju, et... Aga sellega ongi see, et sa räägid nii kaua, kuni nagu sa tunned, et see aitab. Päriselt aitab. Et suhelge, suhtlus. Sotsiaalmeedias on kõik väga julged suhtlema ja oma arvamust avaldama ja kommenteerima, aga oma partneritega nad seda ei tee. Et mis lühis siin on mu küsimus. Et mis see lühis on? Kuna siin selles episoodis räägime ka, mis on aura, siis aura on energeetiline väli, mis ümbritseb inimest. See ümbritseb siis meie nagu keha, et kui tšakrad olid, siis seespool, siis aura väli ümbritseb meid, meie keha siis. Paneme siia, paneme pildi. Paneme pildi, jah. Ja ka loomi, taimi, kohti. Kõikidel asjadel tegelikult on aura. Et sealt on ka kuidagi tulnud see nagu mõistmine või ma isegi ei tea, kust kohast see info on nagu tulnud, et väga paljud nad arvavad, et aura, et nad saavad aru aura keha ja kõike on kuulnud ja vaatanud pilte ja kõike ja nad arvavadki, et see on ainult inimestel. Seda nähakse kui mitmekihilist energiakeha. Keha, meele ja vaimu peegeldust. Seisundi indikaatorit. Päris hea tegelikult. Keha, meel ja vaim. Jälle tuleb ikka läbi. Kõik on seotud oma vahel. Kõik on seotud. Aga see ongi tegelikult, aga kõik ongi seotud. See on see, et ühte ei ole ilma teiseta tegelikult. Aura, sinu energeetiline ilm. Aura on väljaulatuv energiakiht, mis peegeldab su sisemist seisundit. Reageerib enne, kui mõistus aru saab. Muutub sekunditega. Aura ei ole staatiline, ainult vaimsete inimeste teema. Alati värviline või nähtav. Osadel on kuidagi sa vaatad, siis sa nagu ei näe seda väga vahepeal. Osadel inimestel seda aura nagu keha või seda. Seal oleneb ka sellest, et kuidas ma ütlen, nagu protective inimene vaata enda suhtes on, et mis ta tahab või ei taha. Minul on just nagu see, et mina ei taha.
et kui ma eelmine aasta käisin pendlikoolitusel, siis pendlikoolitusel oli sama, ma sulle vaata rääkisin, et kus siis õpetaja tahtis nagu näidata, ta võttis kohe minu ja siis hakkab pendeldama ja siis ta nagu proovib ja siis ühel hetkel on mingi, et ma ei saa su energiasüsteemi sisse vaata. Et ta tahtis nagu näidata teistele, et kuidas see pendel nagu peaks töötama ja kõike ja siis mul oligi nagu, et ei saagi, sest mul on kaitse peal vaata. Et mulle ei meeldi, kui teised inimesed nagu loevad mind, sellepärast, et no, see on väga tore, on ju, et sa näed ja aga samas on see, et on ka inimesi, kellel ei ole head kavatsused. Ja kui sa käid nagu tänavapildis nagu kõnnid ringi ja oled, siis kõigil ei ole head kavatsused ja ma ei taha tulla koju mingi limuska, on jälle mingi koblina kuskil küljes, vaata. Kes saab aru, kes ei saa, on ju, et ma ei viitsi sellega jälle tegeleda. See oli nagu üks päev siin. Jaa, oli üleeile. Üleeile, jaa. Me oleme rahulikult diivanil. Chillime. Teeme podcasti. Teeme asju. Ja mu peal oli mingisugune must limusk. See nägi välja nagu kaan. Energeetiline, jaa. Täpsustus. Ja mulle ei meeldi kaanid. Paneme see pildi, milline tumbes oli. Jaa, sest et minu meelest need on suht naastid. Et see, et ta nagu on su keha peal, ma ei ole nii kiiresti oma loomi kutsunud kui too päev. Ka minu loomad reageerisid, et kas me oleme sõtta või mis on. Neil oli battle cry juba. Ja siis, kui nad juba nägid, et mis on, siis kõigil oli valsalaar. Lähme tagasi. Ma tuleb siiamaani nagu külmavärinad peale, sest see on asi, mis mulle ei meeldi. On siukse kaanilaadsed, mingid limuskid ja asjad. Ammastega ja... Ei. Kui te tahate helist natuke närvi ajada ja kiusata, siis saatke meile kaanipiltidest. See pilt ei ole nagu midagi hullu, aga nagu see nagu füüsiliselt või nagu nagu energeetiliselt, kui sul mingisugune asi on nagu peal. Nasty. Very, very nasty. I do not like it. Ei. Nii. Aura on dünaamiline, tajutav, mõjutatav. Aura ei ole püsiv. See muutub pidevalt vastavalt emotsioonidele, mõtetele, tervisele, keskkonnale, inimestele, kellega suhtled. Ja aurakeha ongi nagu muutuv, et see ei ole niimoodi, et on kogu aeg üks ja sama. Energia samamoodi, see ei ole kogu aeg üks ja sama. Tšakrad samamoodi kogu aeg muutumises. Erinevad, jaa. Et kõik mõjutab, et see ongi see, millest me ka nagu aeg räägime, et kõik mõjutab sind. Jaa. Mis on tegelikult crazy ju või nagu, mis on crazy on järgmine muu lemmiksõna mis siin podcastis. Nii, aurakihid ehk siis klassikaline jaotus. Füüsiline eeterkeha. Tervis, väsimus, elujõud, valu. Kui see on nõrk, kõik muu lekib. Lihaspinge, hingamine, haigus. Kas sellepärast ongi osad inimesed nagu mega haiged või? Et just sellepärast, et see nagu lekib või? Jah. Ja see ongi see, et alati meil hakkab ju nagu seest poolt hakkab kõik pihta. Alguses ongi see on energeetiliselt vaata, siis ta tuleb sinna aurakehasse ja järgmine ongi, et kui sa ei lahenda seda ära, siis sul ongi see füüsiline see ja vaatadki, et minul on alati see, et inimene ei ole haige, ta puhastub. Ja see on nii lahe nagu kõrvalt vaadata, kui nagu vaatad mingeid inimesi, ma tean ühte inimest, kes on nüüd mingisugune 6 aega haige olnud. Ja siis sa oled seal nagu vihjad vaiksemisi, et kuule, et tal nina tilgub ja siis ongi, et ninaga on seotud, et kas see on nagu puhastus, vaata, või see on solvumine. Kõriga, nagu me saame juba mitmeid kordi öelnud, on ju välja rääkimata asjad, on ju kõik see. Siis ma olen ka nagu küsinud, et kuidas sul nagu on, oled sa kellegi peale solvunud või midagi? Või nagu mingid välja ütlemata asjad või midagi. Siis ta mingid, ei.
mul on hästi. Siis sa oled see mingi, okei. Ja see hakkab vaata peale ka pressima, et sa lihtsalt annad nagu selle õlekõrre, on ju, et äkki, aga inimene ei tunnista, siis nagu that's it. Ja see ongi päris palju on ju tegelikult see, et me ei tunnista ise endale väga palju mingeid asju. Kas ühe näide tuua see, et sa oled stressis, ma ei ole stressis. Sa oled närvis, ma ei ole närvis. Eitud. Ja siis väga paljud inimesed arvavadki, et kui ma eitan, siis see kaob ära lihtsalt. Siis on kõik hästi. Ja ei teki probleeme. Absoluutselt, jah. Et põhimõtteliselt, kui ma eitan, siis nagu seda pole. Seda probleemi pole. Et kui on see elevant siin toas, siis kui ma eitan piisavalt palju ja teised elevanti ei ole, siis arvad, et ta kaob ära. Ja siis ta on nagu puff. Läinud nagu like magic. Emotsionaalkeha. Tunded ja meeleolu kõikumised. Sageli muutlik ja värviline. Lahendamata emotsioonid jäävad siia kinni. Reageerimiskiirus. Ja, emotsionaalkeha, kus ongi kõik need meie emotsioonid, asjad. Meeleolu kõikumised. Et kui me võtame nüüd nagu siis, kuidas ma siis ütlen, lääne meditsiin või see, ongi see bipolaarsus. Okei. Üks asi vaata kohe, meeleolu kõikumised. On küll, jah. Seal on hästi palju seda tegelikult. Jälle meil läheb kuidagi väga tumedaks. See on see jälle, tunnetage ka, kui te vaatate või kuulate meie podcasti, saate kohe aru, kuidas energia muutub. Mingitel hetkedel vaadake kas või meie eelmisi episoode, sa saad aru kohe, et kuidagi nagu hästi madalaks, hästi raskeks läheb. Ja siis on jälle see Nii, mentaalkeha. Mõttemustrid, uskumused, keskendumine, pidev sisemine kriitika, aura, jutumärkides müriseb, kontrollivajadus. Ja seal ongi vaata see mõttemused, uskumused, keskendumine ja müriseb ongi see kriitika. See kriitika on nii õhker, see hääl su peas, kes kritiseerib, mis kritiseerib kõike. Kõik, mida sa teed, kuidas sa käitud, kuidas sa riides oled, kuidas su juuksed on, kuidas su meik on, you name it, kõik asjad, jah. Siit üleskutse teile. Kelle hääl on sinu peas? Sinu peas on, kes sind kritiseerib. Kui see on väga hea üleskutse ja kirjutage kommentaaridesse meile. Kelle hääl see on? Kas see on sinu hääl? Kas see on sinu ema-isa hääl? On see su vanaema, vanaisa hääl? On see üldse täiesti võõras hääl? Kes see sind kritiseerib? See on see, mida laagrites ka ma olen küsinud. Kelle hääl? Kelle hääl sind kritiseerib? Osad ei saa aru raudselt sellest. Nii, siis on südame / ühenduskeha. Empaatia, armastus, suhted, ühendus. Kui siin on haav, tõmbad sama mustreid, kiindumusmustrid, hirm kaotuse ees, sulandumine versus eemaldumine. See kindlasti klikkis paljudel praegu. Kuule, minul klikkis kiindumusmustrid. Tegelikult. Ja siin ongi see sama, et kui sul on haav, see oli ka tšakrates minu arust rääkisime, et kui siin on haav, siis sa tõmbadki ühtesid ja sama mustreid. Kui sa oled harjunud sita suhtega, siis sa usudki, et sa ei ole väärt midagi enamat ja sa tõmbadki neid suhteid. Katkisid inimesed tõmbab katkisid inimesi. See on nagu... Ja katkised inimesed ka teevad teisi inimesi katki. Et see, et sa isegi, et sa oled heal järjel, sul on elus tegelikult kõik korras, sul on hästi kõik ja sa leiad enda kõrval inimese, kes on tegelikult väga-väga katkine ja sa üritad teda parandada, sa üritad teda tervendada. See on täiesti mõttetu üritus. Sest, et kui inimene ei taha ise seda. Ja seal ongi tegelikult see, võtame nüüd sellest kinni, onju. Ongi see, et kui inimene ei taha,
ja ei ole valmis, siis there's no fucking point. Aga kui see inimene on valmis, siis ongi see, et te tegelikult saate koos paraneda. Täpselt, aga sellega ongi see, et päris tihti tegelikult inimesed ei ole valmis selleks. Ja sa lihtsalt jooksed nagu ise peaga vastu seina. Sa võid rääkida kõiki asju, ei. Aga kui see inimene ise ei ole valmis, siis seal ei toimu mingisugust paranemist, edasiarengut, midagi. Lihtsalt peaga vastu seina jooksmine. Jälle läks natukene süngeks siin see värk, ma vaatan. Nii, väljendus ja tahtekeha, tahte ja piiride kiht. Eneseteostus, piirid, jutumärkides, ei, ütlemise võime, nõrk, inimesed väsitavad sind, kes ma olen, kus mina lõppen. See on see, kui sa nagu ei tõmba piire, seda me oleme ka juba rääkinud siin. Sa ei ütle ei, sa ei tõmba piire, sa nagu nihkuvad, siis ongi see, et sul ühel hetkel tekibki, et kes ma olen nagu. Ja sa oled ise ennast juba ära kaadanud sinna sellesse, et sa oled andnud järele. Ja annad ja ühel hetkel sul on see, et sa oled kõik andnud ja rohkemgi veel. Ja siis sa oledki see mingi üksinda. Ja sa lõpuks ikkagi jääd üksi pärast seda nagu. Sa annad. Et kui palju tegelikult on ka seda ärakasutamist, me räägime nagu ühiskonnas ja maailmas üldse, suhete põhjal on ju, mida me väga palju see on suht igas aspektis, see oli isegi ainult suhete koha pealt, see on kõik muud asjad, sõbrannad, sõbrad, tegelikult pere, kõik nagu töökaaslased. See ärakasutamine, see on nii kuidagi tehtud nagu normaalsuseks tänapäeval. Intuitsioon ja teadvuse keha. Sisemine teadmine, taipamised, sisetunne, tugev. Otsused on lihtsamad. Jah, see ongi see sisetunne, mida me mingis episoodis ka rääkisime. Ja see kõhutunne nagu. Jah, see kõhutunne, et sa saad aru vaata. Vaimne keha, ühendus millegi suuremaga, tähendus, rahu, kohalolu, ei ole religioon, on kohalolu, elu mõte. Blokeering on peatunud reaktsioon, mida keha ei saanud lõpuni kogeda. Ja näiteks. Oota, korra hingame nüüd seda sisse. See on deep. True. See ongi, mis ma nagu panin vaata mitme hüüumärgiga ka, et see on peatunud reaktsioon, mida keha ei saanud lõpuni kogeda. See ongi see sama, et kui sa hakkad nutma ja sa ei lähe selle emotsiooniga lõpuni. Kui sa ei lähe näiteks leinaga lõpuni. Kui sa ei lähe kaotusvaluga lõpuni, siis tegelikult on see, et ta jääb su sisse. Aastateks. Ja ühel hetkel see tuleb täiesti, ma ei tea, see võib täiesti X kohas, täiesti X hetkel tulla välja. See võib minna edasi sõltuvuseks, see võib minna paheks, see võib minna mingis väga-väga suureks probleemiks. Et palun nagu klikkis ka veits vaata just see, et kui mul ju isa tegelikult suri, siis ju ka see, et põletasin iseenda elu sellega. Nagu, sest et sa ei osanud kuidagi nagu selle leinaga nagu toime tulla. Et jah. Et see ongi, näiteks ka on see nutmatu kurbus on ju. Väga paljud, ilus näide, lähed lahku, mida väga paljud inimesed teevad kohe järgmisse suhtesse. Uude suhtesse, et nagu leevendada seda nagu valu, et sa läksid lahku inimesest. Aga selle asemel, et minna läbi sellest emotsioonist. Siis samamoodi on see väljendamata viha, mida meil õpetatakse. Ära ole vihane, ära pahanda, ära ela ennast niimoodi välja. Kõik see on ju hirmud. Kõik lahendavad hirmud, triggerid, mis sul on, samamoodi rõõm. Kui paljud te üldse rõõmustate? Paljud päriselt tunnevad rõõmu? Millest sa tunned rõõmu ja kas sa üldse päriselt tunned rõõmu? Millal sa viimati naersid südamest nagu sisemise lapsega? Millal sa viimati päriselt naersid? Siis kui... Vau, on ju.
ja samamoodi on see, et kõik need välja elamata, rääkimata, ütlemata, see läbi minemata tunded ongi see, et keha hoiab neid lihaspingetes, hingamismustris, närvisüsteemis. Näiteks ma olen varem ka, ma olen väga halb hingaja. Mina ei saaks minna nendesse, mis siin ka Eestis toimub, need hingamisüritused. Mingi hingamisteraapiad ja mingid siuksed asjad. Ja. Ma ei saa, ma olen käinud. Ma olen reaalselt käinud ja ma ei saa aru. Hinga kõhust. Kust ma veel hingan? Sa hingadki ju kahes kohas, sa hingad läbi kõhu ja, või sa hingad läbi rinna. Et tunne, kuidas sul siin kõhus nagu ma ei saa mitte midagi aru. Täiesti lost ja mul ongi see hästi pinnapealne hingamine. Ma õpetan siin kõhu kaudu hingamases. Nüüd õpib pirks midagi, on ju. Jaa. Seda ma oskan nagu. Ma ei oska, ma ei saa aru, mida nad räägivad. Seda ma oskan. Hinga nii, hinga naa. Sa hingad nagu sul oleks korsett seljas. Jaa. Kui sulle jaa. Seda nimetatakse ka jah, et tegelikult, kui sa nagu rinna kaudu nagu hingad, nagu see, et su rind käib nagu üles alla ja sa hingad, et siis seda nimetatakse korseti hingamiseks ka. Minul on pigem see, et ma hingangi nagu siin ja siis vahepeal mul on see no sina õpeta mulle seda häälega vaata ja siis nagu ta nagu tekib korra selle mõnusa tunde, aga siis on ikkagi jälle pinnapealne kõik. Et sügav hingame on väga paljudel, et varem ma ei saanud vist sündides memo, et kuidas normaalselt hingata. Ma arvan, et ma ei saanud ka nii, et aga ma ei tea, millal ma õppisin selle vist. Nii, auravärvid, jah? Jah, toome siia ka selle, et mis on auravärvid, et kui keegi oskab näiteks vaadata. Helis õpetab, kuidas üldse auravärve näha. No, mina nagu naljakal kombel on see, et ma nagu ei näe kogu aeg neid auravärve, aga nagu see, et ma kunagi üritasin ja ma ei mäleta, kus ma nägin mingit video ja ma proovisin, et see, kui sa teed oma silmad uduseks. Et see on nagu, siuke tunne nagu, kas me läheme kõõrdi ka või? Natukene. Ja see on nagu see, et sa hakkad nagu kõõrdi aga sa teed nagu uduseks veitsa ja siis sa nagu näed või siis TikTokis oli ka või kuskil oli, et umbes, et kuidagi valgusega ja sa näed, et siia kääle, et mis värv sinna tekib. Sest mina tean, mis värvi minu aura nagu võite katsetada, proovige. Et leiab ka nagu TikTokist päris palju, et kuidas nagu näha oma aura värvi. Terve internet on täis. Terve internet on neid täis, et ja need ongi nagu päris mitmeid erinevaid. Et minul kuidagi see silmad kõõrdi veits. Aitab, et selles suhtes, et või siis see, et kuidagi, et sa nagu niimoodi, et sa nagu näed, praegu ma nagu näen näiteks, mis värvi mul on. Punane, elujõud, kirg, viha. Passion. Oranž, loovus, emotsioonid. Kollane, mõistus, enesekindlus, roheline, tasakaal, tervenemine, sinine, rahu, ausus, väljendus, lilla, intuitsioon, vaimsus, valge, kuldne, selgus, ühtsus. Selline lühitutvustus lihtsalt. Mul oli praegu oli sinine, aga päris tihti mul on kollane. Ja vist on olnud kuldne ja valge või? Ja noh, muidugi punane, ikka punane, natuke viha meile kõigile, eks ju. Elujõud on ka, aga noh, ma ei tea, viha on, ma arvan, rohkem tegelikult. Viha on rohkem hetkel, jah. Oluline, värvid ei ole head ega halvad, vaid näitavad hetkeolukorda. Auravärv võrdub hetkeseisund, mitte iseloom. Jah. Et seda me ka täna nagu enne, kui ma hakkasin podcasti tegema, puudutasime ka, et väga paljud on see, et selle asemele, et päriselt vastutada enda ja oma tegude eest, sõnade eest, siis nad lükkavad sinna ette absoluutselt kõike. Teisi inimesi oma, ma ei tea, mingi, et kuule, ma olen, ma ei tea,
kaalud, veevalaja, skorpion, noh, mida iganes vaata või et mul emotsioon oli selline, et nagu noh, see ongi seesama, et leiavad vabanduse iga asja jaoks. Et aura kehaga on sama, et ka nagu palun võtke see kaasa, et ei ole, kuidas ma ütlen, et värvid ei ole head ega halvad. See on lihtsalt see, kuidas sa hetke tunned. Näiteks praegu sa tunned niimoodi, su aura keha võib näha ühte värvi, aga näiteks, ma ei tea, 10 sekundit hiljem see võib olla üldse midagi muud. Et see on ka jälle, et sa ei saa nagu ainult hakata ka inimesi nagu lugema ainult aura värvi järgi. Mida ka tegelikult päris paljud teevad, ongi see, et nad vaatavad aura keha nagu selle värvide järgi ja siis on, et aga see on muutumises. Ta muutub vastavalt sinu enda olekule, su emotsioonidele. Sellele, kus sa oled, mida sa teed, kuidas samamoodi, kuidas su hormoonid on, kuidas stressitase on, kuidas sa maganud oled, kuidas sa söönud oled, joonud, noh, kõik asjad mõjutavad. Et palun ärge hakake nagu aura värvide järgi inimesi, ma ei tea, vaatama või hindama või ärge minge nagu sinna, see on nagu liiga juba, that's too much. See on lihtsalt meie nagu soovitus. Nii, tumeda varjundiga värv, pinge, helge läbipaistev, vaba vool, aura tumenemine, info kuhjumine. Too much information. Värvid segunevad alati. Jutumärkides puhtaid värve näeb harva. Ja. Ei ole nagu ühistada. On see, et kui sa nagu vaatad ka seda aurat, siis seal on see, mis on domineeriv. Aga seal on ka teise värve taga, vaata. Et ei ole ainult üks. Aga mitmekihiline siis on ju? Jaa. No jaa, sest et see on nagu arusaadav ka kind of ju. Et ongi nagu mitmekihiline, nagu layers, vaata. Layers. Nagu kui sibulal. Layers. Nii, tšakrad. Energia, sõlmed. Tšakrad on nagu ristmikud, kus keha, psüühika, energia kohtuvad. Natuke siis kordame tšakraid. Jaa, natuke toome siis. Kui üks on tasakaalust väljas, see kajastub emotsioonides, see kajastub aura väljas, see kajastub käitumises. Näide. Nõrk juurtšakra võrdub ärevus, kontrolliv vajadus. Kinnine südametšakra, raskus usaldada. See on vist päris paljudel inimestel tegelikult. Jaa. Et see usaldamisega just. See kontrolli vajadus ka. Jaa. Need on nagu, miks ma ka panin nad siia, on see, et need on kõige nagu mõistetavamad tegelikult. Et kui ma oleks võinud siia ka midagi muutuva, aga see ongi see kontrollivajadus, et väga paljud ei lase endal lihtsalt olla. Et tahavad kõike kontrollida. Et kui midagi muutub, siis on paanika. Näiteks väga paljud, miks inimesed naudivad tegelikult olema mugavustsoonis. Siis kõik on kontrollitud, sa tead täpselt, mis, kus, kuidas. Ja siis, kui on see, et universum otsustab, et kuule, aitab, siis hakkad täiesti vastu punnima. Sa ei taha. Sa ei taha tulla mugavustsoonist välja, sest sa kardad, sul kaob kontroll, sul kaob absoluutselt kõik. Tegelikult. Ja samamoodi on see südame tšakraga, et kui see on kinni, siis sul on raskus usaldada. Et samamoodi lasta ennast nagu vabaks. Näidata nagu, kes sa tegelikult oled. Ja. Nii, blokeeringud, kus need tulevad? Tekivad alla surutud tunnetest. Jutumärkides pean olema tugev. Uskumustest, korduvatest pettumustest, piiride puudumisest. Ja, need on mis ma olen need on väga ma olen rääkinud ka. Et see just, et sa nagu kordad, vaata ise endale, pean olema tugev, pean ise hakkama saama. Siin on ka, kui me võtame selle teema, siis tuleb ka see, et ma ei lähe abi küsima. Ja kuigi on mingeid momente, kus sa tegelikult võiks. Ja kus on isegi vaja tegelikult, et hakkame ka nagu sealt vaata. Et päris karmid tegelikult need. Sügavad. Tundemärgid, raskustunne rinnus,
tühi väsimus. No selline nagu tühi olek. Okei, tühi väsimus. Äkilised meeleolu muutused. Ma ei ole mina ise. Sellega, jah, ma olen seda ka tundnud, et äkilised meeleolu muutused, et ma ei ole nagu päris mina ise. Jaa. Kuidagi olegi, et kuidagi nagu üles alla, imelik. Siuke pendeldad igal pool. Mul üks hea tuttav ütleb selle kohta see mehtuju. Mehtuju, jah. Nagu selline meh. Jah. Siuke nagu... Me ei oska isegi öelda täpselt selline nagu, ongi nagu tühi. Jah, siuke imelik. Sa oled nagu, mis sa aru ja mingi, mis toimub, kus ma olen, mis ma teen. Siuksed nagu, veid siuke veider nagu. Kuidas energia liigub ja blokeerub? Energia liigub tähelepanu kaudu, hingamise kaudu, liikumise kaudu ja emotsioonide kaudu. Blokeeringud tekivad allasurutud tunnetest, pikaajalisest stressist, traumadest, vastuolulistest uskumustest. Stress on ju jälle... Täpselt, stress ja samamoodi allasurutud tunded, ei räägi välja, ei ava ennast, traumad, ja emotsionaalsed, füüsilised, vaimsed, you name it, kõik läheb sinna alla. Kõik ja traumad, vastuolulised uskumused ehk ongi see, et sa ei räägi enda tõde. See on ka mingi teema praegu tegelikult, kui me vaatame ümberringi. On küll, jah. Et sul on omad uskumused asjad, aga sa ei ava ega räägi, sest sa kardad, et seal tekib konflikt, et sind hakatakse maha tegema, kõik see ebakindlus, kõik see hakkab tulema. Et seal ongi, et sa ei pea uskuma midagi, mis ei kliki sinuga. Et sobituda massi. Või sobituda kuskile keskkonda, ühiskonda, seltskonda, mida väga paljud teevad. Ma tegelikult ei ole selline pidutseja, aga kuna mu seltskond on pidutseja, siis ma lähen ka olen, vaata. Ja siis sa lähed pärast koju peale seda pidu, mida sulle üldse ei meeldi või peale alkoholi tarbimist. Sa lähed koju ja sa tunned nagu, et ma olen kodus lõpuks. Ja mul on nii rõve olla. Ma olen täielikult väsin, ma tahan lihtsalt koopasse minna, ma lihtsalt ei jõua. Kõik samamoodi see sotsiaalsus. Et kui sa ei ole sotsiaalne, tegelikult inimene, sa vajad nagu seda laadimist asja, ja samamoodi lähed, oled teiste inimestega, sest et teised inimesed tahavad, et sa oled. Ja sa tunned samamoodi pärast, kui sa nagu lähed seda ära ja sa jõuad koju ja sa võid võtta selle maski eest ära ja sa lihtsalt oled ja sa oled nagu mingi ma olen kodus. Ma saan lihtsalt olla ja ma olen nii väsinud. Tahavad midagi kogu aeg. Nii, tagajärg. Väsimus, ärrituvus, raskustunne, korduvad mustrid elus. See on see, mis me just ütlesime enne, et see mustrid, jah. Või need, samad mustrid, need kogu aeg kordad ja oled. Ja ärrituvus ka, meie nimetame seda, et sütik on väga lühike. Väga lühike sütik. Väga et see nagu talud, aga siis ühel hetkel on see, et sul on nagu ma ei jaksa enam, ja siis jah. Ja siis ütled vahepeal asju, mis võib-olla ei oleks pidanud ütlema selle emotsiooni ajendil. Nii energia imemine. Mis see tegelikult on? Keegi ei ime su energiat maagiliselt. Toimub 1/3. Ei tule keegi, pane sulle mingid hambaid külge nagu vampiir ja lihtsalt imeb su energiat. Vaata, see ei ole nagu see. Aga äkki ikkagi vandiga või selle võlukepiga mingi. Ja. Keegi ime su energiat maagiliselt. Toimub 1/3. Sa ei hoia piire. Pane tähele. Mul oli korraks lühis, vabandust. Sa reguleerid teist inimest enda arvelt. Su süsteem on juba ülekoormatud. Et see ongi see, et sa ei, kuidas ma ütlen, sa ei ütle jälle seesama, sa ei anna vastutust teisele inimesele, et kuule, sa võtad mult energiat. Ei. See on see, et sa ei ole pannud piire, sa ei ütle ei,
sa kogu aeg jooksed, oled, toimetad teiste inimeste jaoks, samamoodi sa reguleerid teist inimest enda arvelt, ehk see on seesama, et kui sa tunned, et sa ei jõua enam, sa ikka annad. Sa ikka lähed sa ikka annad ja sa astud vastu endale ja ongi seesama, et kui su süsteem on juba nagu on ülekoormatud. Et see samamoodi, need on nagu nii tõsised asjad tegelikult. Et see ongi see, et sa annad endast lihtsalt liiga palju ära ja sa annad seda iseenda arvelt ja see ei ole nagu väga okei. Et kui sa tunned, et sa tahad puhata ja sa tahad lihtsalt olla, siis ole aus, ütlegi seda, et tead, täna joksa. Ja sa ei pea ennast kallikene halvasti tundma selle pärast ja ka. Et ise, kui sa oled kokku leppinud mis iganes ja kui sa päriselt sa tunned, sa ei taha, sa ei jõua, sa ei jaksa, sest et sul juba praegu on raske. Sa juba praegu tunned, et sa oled tühi. Siis mida sa arvad, mida see veel teeb, kui sa lähed? Seal ei ole see, et sa laed ennast. See on see, kus sa jälle annad. Ja sa oled veel tühjem ja enda laadimine võtab selle võrra veel kauem aega. Et palun päriselt kuula ja kuule iseennast. Kuula seda, mis sul siin on. Ja. Tulemus, väsimus, ärritus ja tühi tunne. Lahendus ei ole. Ja siin tuleb väike trigger. Kaitsekilbid, visualiseeritud müürid. Mida väga paljud teevad, sest ma olen seda väga palju kuulnud. Lähen välja ja panen endale, kes oskavad teha seda energeetilist mulli. Ja siis nad ongi meie, panen selle mulli. Ja siis ma lihtsalt kuulan ja vaatan, et nagu okei, nii. Ja ma tahtsin ka just öelda, et jah, et kaitsekilbid visualiseeritud müürid, et ka see mull. Et nagu oled oma mulli sees lihtsalt ja eksisteerid. Et see ei ole ju... See ei ole lahendus. See ei ole lahendus. Et nagu kui sa arvad, et kui sa oled katki ja sa paned selle mulli ja siis imekombel kõik asjad lahenevad, siis musurull. Reality check! Ei, need ei lahene. No. Päriselt reality check, need ei lahene. Et tegelikult, mida sul on, mis on tegelik lahendus sellele, on kehateadlikkus, ehk ongi see väljaelamine, mida me ka siin rääkisime, see emotsioonide väljaelamine, vahet ei ole, mis emotsioon, samamoodi närvisüsteemi regulatsioon ja piirid. Ja lihtsalt piirid. 100% piirid. Panen teile kohe ilusa näite, mida te saate ise kodus katsetada, kui sa oled üksinda ja samamoodi saad katsetada, sest kui sul on keegi teine, on see, et sa paned endal käed, paned umbes nii kaugele ja paned niipidi ja lihtsalt tunnetad, mis sul hakkab siin toimuma. Mida sa tunned, absoluutselt kõik emotsioonid, kõik tunded, kui sa oled veel selles mõttes, kui sa näed ka energiaid asju, siis nagu tunnetad ja kõige lahedam on see, et proovi seda teha teise inimesega. Et ongi, paned näiteks oma käe peale, teine inimene paneb käe alla, siis vahetage ka ja tunnetage ja hakake ka mängima nagu selle vahega. Ärge jätke nagu samaks, vaid nagu mängiga selle vahega. Et see on kõige lahedam asi, mida üldse teha, ma ütlen päris aasta, mulle täiega meeldib, ma vahepeal ka mingi ise teed seda nagu mängid. Ma ei ole kunagi teinud seda. Mina teen seda. Mu sisemehe laps teeb seda vahest. See on täiega lahe, nagu mingi mängid lihtsalt. Et nagu ka, et kuidas nagu, kuna ma tervendan vaata käte ka, siis ma nagu, eriti ma hoian vaata töös ikkagi seda. Ja täpselt katsetad vaata. Ja, täpselt. See on nii lahe. See suriseb ju. Jaa. See on nagu väiksed elektrilöögid on nagu peopesas. Jaa. Ja sa katsetad ka seda tunnetust, mis enda käest meie käed on kõige tundlikumad kohad üldse. Ja kui sa nagu mängid, ja sa võid mida iganes siia panna vahele. Mida iganes nagu tunnetada ja teha, et ma päriselt soovitan, see on kõige lahedam asi, mida üldse mina olen oma elus teinud. See on nii kerge asi tegelikult, see on nagu mind blown, et oh my god, mingi lihtsalt paneb mingi käed ja lihtsalt mängid, aga nagu päriselt. Issand, okei, see on täiega äge. See on nüüd asi, sa andsid mulle mingi uue asja, mida ma ei tea, teleka ees teen kodus või midagi. Ei, aga see ongi, sa võid seda igal pool selles mõttes teha. Jaa. Reaalselt, sa võid igal pool, sa võid isegi bussis sõites seda teha.
suva, mida teised mõtlevad või mida nad mingi kujutavad ette, vahet ei ole. Lihtsalt, kus iganes sa tahad, mängid, see on kõige lahedam asi. Päriselt ka nagu. I approve. See on reaalselt nagu... See on treenitav oskus, mida eriline on. Täpselt. Et, kõik oskavad seda tegelikult ka. See on jälle see, et palju sa nagu usud ja usaldad, et ma isegi soovitan, et kui sul on raske nagu teha seda avatud silmadega, see on see, et pane silmad kinni. Jaa. Vaata, kas sa saab mingit visiooni või midagi. Jaa. Nii, aura ja energia puhastamine, levinud viisid, teadlik hingamine, looduses viibimine, liikumine, jooga, kõnd, meditatsioon, teadlik piiride seadmine ja piisav puhkus. Aura tugevneb, kui oled aus iseendaga, lubad tunnetele läbi liikuda, hoolitsed keha eest. Jaa. Ei tohi täpselt sama nagu keha, meel ja vaim, et kõik on omavahel seotud. Et sa võid seda teha loomulikult, aga et hoida tasakaalus ja olla ka ise piisavalt palju tasakaalus on see, et kõik vajab tähelepanu. Ei saa olla niimoodi, et sa nagu hoolid oma, ma ei tea, keha eest, aga meel ja vaim jääb kuskile tahaplaanile. Et kõik on omavahel seotud. Nii, ehk siis kokkuvõtteks on, et energia võrdub elu liikumine, aura võrdub sinu seisundi peegel. See, mida tunned, mõjutab seda, mida kiirgad, sõnatuses mõttes. Mida teadlikum sa oled, seda selgem on su energia. Täpselt. Aitäh teile, et kuulasite ja olite meiega taaskordselt sellel teekonnal energia ja aura. Ma loodan, et saite siit kasulikku informatsiooni ja saite ka uusi teadmisi, kui te veel midagi ei teadnud. Kõik on connected. Everything is connected. Ja see ongi, et me ka jälle soovitus alusta esimesest episoodist. Jaa, täpselt. Alusta esimesest episoodist. Kõik nagu voolab meil järjest edasi. Et muidu sul on natuke keeruline tegelikult aru saada. Et millest me nagu räägime. Sest me toome hästi palju ka sisse just eelmiseid episoode tegelikult. Et jah, muidu natuke võib-olla liiga keeruline aru saada. Et või kui sa otsib midagi kindlalt või soovidki lihtsalt aurast teada saada, siis see on täiesti võimalik ja see, et ja kui sul läheb keeruliseks, see ongi see, et nagu kuula natuke, pane pausile, lase settida. Lase lihtsalt settida. Ja sa ei pea kohe mängima edasi, vaid ongi, kuulad midagi ära, toimetad oma mingit asjadega ja siis kui tunned, et võt, ma tahan nüüd edasi kuulata, siis kuula. Et samamoodi, et ära nagu pressi, et ma pean nüüd kohe praegu otsast lõpuni ära kuulama. Et võtke nagu päriselt ka rahulikult. Võtke aega iseendale. Ja mõtle ja tunneta ka kaasa, mida me ka soovitame. Et mõtle, tunneta kaasa, et okei, kui me toome ka elulisi näiteid, ja mul on elus ka olnud niimoodi, et pane neid nagu pusletükke tegelikult kokku. Igasugune support on alati teretulnud. Aitäh teile, kes te olete liitunud meie hõimuga ja aitäh ka teile, kes te veel ei ole liitunud. Kindlasti ma loodan, et meie episoodid on teid aidanud teile mõista. Aidanud tunda, et ei ole ainukesed, kellel on mingisugused probleemid või üksinda tunned või mõtled midagi, et me olemegi siin ja nagu ma alati julgustame, kirjutage meile. Kui te tunnete, et te tahate ja soovite ja vajate, et keegi teid kuuleks, näeks, aksepteeriks. Päriselt kuulaks. Me oleme olemas. Me olemegi loonud selle oma hõimu, mida me ka loome siin ja seda ruumi. Me hoiame seda, me hoiame teid. Nii et me oleme teie jaoks olemas. Miks me muidu on your spiritual mommies? Because we're the spiritual mommies. Thank you!